Sojus multfilmi linastusel Karupoeg Puh Milni muinasjutu järgi. Stsenaariumi autorid Zahoder ja Hitruk, lavastaja Hitruk, helilooja Weinberg. Kunstnik kujundajad Zuikov ja Nazarov, operaator Klimova. Dubleerinud Tallinn film, tõlkija Valeria Villandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Kadi Müür. Näitlejad Malle Peedov, Maile Korjus ja Endel Padrik. Esimene peatükk, kus me tutvume Karupoeg Puhiga ja mõnede kahtlust äratavate mesilastega. Ammu, nii umbes möödunud reede paiku, elas ühel maal karupoeg nimega Winnie Puh. Aga miks nime all? No sellepärast, et tema ukse kohal rippus silt Winnie Puh ja seal all ta elas. Ükskord läks karupoeg Puh metsa, et natuke keha kinnitada. Ta oli alati nõus keha kinnitama. Peale selle oli ta poeet ja tegi vabal ajal värsse ning isegi laulukesi, umbes selliseid. Tramp-trava, sae puru-pamp-rump, kuklu suru-prump-pump-pump. Kui ma kukleb sügan pole hädaga, peas mu saepuru ja. Kuigi seal on saepuru, siiski kisa nutu joru, lärmi kära, kräunu joru, üle aru välja mõtlen üsna hästi ja. Hästi elab ilma peal Karupoeg Puh, kõikjal kõlab tema laul valjusti Võib ükskõik mis asja teha, kui vaid kõhnaks eie keha, aga kõhnaks eie keha, teadagi kui õigel ajal keha kinnitada, jah! Tramp-tramp-tramp-tramp-tramp-tramp, pump-rump-pump-rump-rump-pump-pump, tramp-tramp-tramp, tramp-tramp, kõige kõrgem tamm. Ega see niisama sumise. Puu ise sumiseda ei saa, järelikult keegi sumiseb. Kes muu see on kui mesilane? Nii ma arvan. Ja milleks mesilased on? Selleks, et mett teha. Jah, nii ma arvan. Aga milleks mesi on? Selleks, et ma seda sööksin. Nii ma arvan. Oleks karul mesilased, ilmaski siis poleks tal nende kärjepesa ase puude ladvas taeva all. Oi! Milleks metni tahab karu? Sellest ei saa keegi aru. Kes küll seda asja teab? Miks ta meelest mesi hea? Appi! Niisiis läks Karupoeg Puh oma parima sõbra põrsas Notsu juurde, kes elas majakeses sildi all läbikäik ka. Kes aga oli läbikäik ka, seda ei teadnud isegi Notsu ise. Hommikust, Karupoeg Puh! Hommikust, Notsu. Huvitav, ega sul juhuslikult mõnda õhupalli ei ole? Õhupalli või? Jah. Ma läksin just mööda ja mõtlesin, kas sul pole juhuslikult õhupalli. Mida sa õhupalliga teed? Mett. Mis? Mett. Kes siis õhupalliga? Mett muretsemas käib. Mina käin. Just eelmisel päeval oli Notsu käinud Jänesel külas ja seal kingiti talle 2 õhupalli. Sinine ja roheline. Kumb neist sulle rohkem meeldib? Nii, kui meie järele minna, on tähtis, et mesilinnud ei märkaks. Aha. Kui pall on roheline, siis nad mõtlevad, et see on puuoks. Ega pane seda tähele. Aha. Aga kui pall on sinine, siis nad mõtlevad, et see on lihtsalt tükike taevast, ega pane sind samuti tähele. Aga mis sa arvad? Kas nad õhupalli all sind ei märka? Võib-olla märkavad, võib-olla mitte. Ma katsun väikese musta pilve moodi olla, siis nad vahest ei tunne ära. Aha, võta siis parem sinine pall. Kus viis kord
Kas sul vihmavari on? Vihmavari? Tead, ma just mõtlesin, et võtame igaks juhuks vihmavarju kaasa. Mesilastest võib kõik oodata. Ahaa. Kus viib koos notsuga meid tees, saladus on suur. Ei räägi teest, mis seisab ees, me. Jah, hoia. Noh, näe, nüüd olen ma täiesti nagu tõeline must pilveke. Kus viib koos notsuga meid tees, saladus on suur. Ei räägi teest, mis seisab ees, me. Ja? Ei, puhu pall täis. Jah. Lase lahti. Hurraa! No, on tore. Kelle moodi ma praegu olen? Sa oled õhupalliga lendava karu moodi. Aga kas ma väikse pilve moodi polegi? Ei, mitte eriti. Võib-olla siit paistab rohkem sarnasena. Kes teab, mis mesilastel pähe tuleb? Notsu! Mis? Minu meelest mesilased kahtlustavad. Mida nad kahtlustavad? Ei tea mida. Kui nad käituvad kuidagi kahtlaselt. Võib-olla nad arvavad, et sa tahad nende mee ära viia. Notsu! Tundub, et nad ei usu, et ma olen must pilv. Aga mida teha? Tee vihmavari lahti ja käi edasi-tagasi. Mina laulan pilvelaulu. Sina aga vaata minu poole ja räägi tilk-tilk näib, varsti sadu käib. 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 Ma olen väike pilv ja üldse mitte karu. On tore olla pilv, kes lendab üle aru. Tilk-tilk näib, varsti sadu käib. Mis? Ma mõtlesin ning sain aru, et need pole õiged mesilased, hoopiski mitte õiged. Nad ei tee vist õiget mett ka. Ma laskun alla. Tilk-tilk näib, varsti sadu käib. Aga kuidas? Selle üle pole ma veel mõelnud. Tilk-tilk näib, varsti sadu käib. Notsu! Mis? Kas sul kodus püss on? On küll. Torutu siia! On siniselges taevas meil olla nõnda hea. Seepärast väiksed pilved kõik löövad laulu. Hei! Notsu! Ma olen siin! Lase! Keda sa küll lased? Mesilasi! Mitte neid! Sa pead palli laskma! Aga kui ma palli pista lasen, läheb see katki. Kui sa pista ei saa, siis lähen mina katki. Oi. Kas ei läinud pista? Läks millegi pihta küll. Ainult mitte õhupalli pihta. Anna andeks. Karupoeg! Puh. Võib-olla just sellepärast, kuigi kindlasti öelda ei või, nimetatigi teda karupoeg Puhhiks. Meil on vist aeg keha kinnitada. Minu meelest küll. Mis siis ikka, muinasjutt on läbi. Tähendab, sellel muinasjutul on lõpp. Aga on veel teisi, Puhhist ja jänesest, Notsust ja vanast hallist eeslist Iiahist ja kõigist teistest.